Ja mida öelda Kuuba kohta, kus pärast ligi 70 aastat väidetavat lapsikut revolutsiooni, mis huvitas vaid Castro verekonda, on rahvas jäetud täielikku viletsusse. Ja sel nädalal pidid nad teatama muudatusest majandusmudelis. See tähendab, et nad läbivad omaenda perestroikat. Ja tõenäoliselt enne aasta keskpaika selle suure mehe Donald Trumpi juhtimisel võime ehk näha vaba Kuubat. Kõigis neis juhtumites juhtis poliitiline kasulikkus otsuseid, mis ohverdasid vabaduse tõhususe nimel. Planeerimine andis tolleaegsele kommunistile piiramatud ressursid oma soovide täitmiseks. Ja kõik need vead või kurjused juhtusid sellepärast, et enne kõike unustati mõelda moraalsele korrale. Või täpsemalt öeldes, tegutseti omaenda moonutatud moraalitunde järgi. Seetõttu nimetame kommunistideks neid, kes tahavad lääneriikides käia sama teed, kuigi need riigid on rikkust kogunud tehes täpselt vastupidist. See kehtib ka viisakate sotsialistide kohta, kes ümbritsevad end toredatega, kuid tegelikult viivad ellu rahvaid hävitavat poliitikat. Sest kuigi nad alati salgavad järjestikuseid läbikukkunud katseid ja püüavad end neist distantseerida, nimetades end sotsialistideks või sotsiaaldemokraatideks, jagavad nad samu põhimõtteid. Arvestades eelnevat, valisime vastupidise tee, kuigi kõik pidasid seda võimatuks. Valitsuse esimesel kuul tegime inimkonna ajaloo suurima kulukärpe, et tulla toime võla maksmisega. Nii alustasime riigi usaldusväärsuse taastamist, et teaksite suurusjärku. Vähendasime avaliku sektori kulutusi reaalväärtuses umbes 30% võrra. See tähendab 5% SKP-st. Mida peeti ühe ametiaja jooksul võimatuks, tegime meie ühe kuuga. Selles hiiglaslikus riigis, mis ekspluateerib kodanikke, on õiglane esmalt riigi koormust vähendada, kuigi kõik väitsid, et see on võimatu. 6 kuu jooksul ametiajal kõrvaldasime kõik rahalise emissiooni allikad. Et lõpetada argentiinlaste petmine senioraaži kaudu ja taastada usaldus meie riigi ning valuuta vastu, mis on majanduskasvu põhitingimus. Täpsemalt tähendab see kvaasifiskaalset puudujääki ehk keskpanga puudujääki, mis oli umbes 10% SKP-st. Ja me lahendasime selle 6 kuuga. See tähendab, et valitsus tegi 6 kuuga SKP-s 15% kohanduse. See tähendab, et andsime ligi $90 miljardit otse tagasi Argentiina rahvale. Kuigi kõik väitsid, et see on võimatu. Hakkasime majandust avama, et konkurentsivõimelised sektorid saaksid üleilmselt konkureerida ja jõudsalt areneda ja argentiinlased pääseksid ligi kvaliteetsetele toodetele parima hinnaga. Me ei puhka enne, kui meist saab maailma vabaim ja avatuim rahvas. Meetmete ja moraalse filtri abil vähendasime vaesust 57%-lt 30%-le. See tähendab, et tõime vaesusest välja üle 15 miljoni argentiinlase, mis tähendab loomulikult, et tõime miljonid argentiinlased vaesusest välja. Samuti vähendasime riigi riskitaset umbes 3000 baasipunktilt 600 punktile ja hakkasime oma riiki saama investeeringuid umbes $100 miljardi ulatuses. Euroopas on juba aastakümneid tehtud vastupidiseid otsuseid, nagu ka Argentiinas, kuigi teises tempos. Esmalt vaadatakse, mis kasulik poliitikule või bürokraadile, siis majanduslikku tõhusust ja lõpuks moraalset õigsust. Kui nad seda üldse teevad ja kui nad seda alati teevad. Booruse varjus, kaastunde nimel, ründasid nad omandit võrdsuse nimel, hävitasid teenete põhimõtte tühja universalismi nimel, andsid oma rahvaste suveräänsuse üle bürokraatidele, keda keegi pole valinud. Iga kord, kui Euroopa poliitika tegi halva otsuse, tehti seda ülla eesmärgi nimel. See ongi trikk ja lõks.
sest iga ülla eesmärgi taga peitub konkreetne poliitiline võrrand. Sõltlaste loomine tähendab valijate loomist. Iga toetus on ostetud hääl, iga regulatsioon on sisse nõutud teene, iga avatud piir on laiendatud valijate nimekiri. Nad ei tee seda kaastundest, vaid kasu pärast, varjates seda humanitaarse lipuga, et keegi ei söandaks neid kahtluse alla seada. Võtame näiteks majandus- ja rändepoliitika. Nagu me kõik juba teame, uhkustab Euroopa end sellega, et on nenööle lapsehoidja riik. See tähendab, et rohkem võetakse neilt, kes loovad rohkem rikkust, rikkudes omandiõigust ja võrdsust seaduse ees. Selle käigus jagatakse see ühiskonna ülejäänud osale ümber teenuste kujul. Teisisõnu, nad peavad majandust justkui tordiks. Nad mõtlevad, kuidas tükke jagada, mitte kuidas kooki kasvatada. See põhjustab piirkonnas juba mõnda aega täheldatud majanduslikku stagnatsiooni. Ja mida kaugemal üksikisikust on võim, seda halvemad on selle planeerimiskatse tagajärjed. Rahvuslik kallumine riigiüleste organisatsioonide ühepoolsetele diktaatidele asendab suveräänsuse ja üksikisiku vabadused parajasti võimul olevate bürokraatide kapriisidega. Kui võim lahutatakse esindamisega kaasnevast vastutusest, võib see kiiresti türanniaks muutuda. Minu hinnatud sõber Santiago Abascal mainis äsja peetud kõnes selgelt väikest türanni järglast, kes teil Hispaanias on. Kui sellele lisada veel migratsiooni küsimus, mis suurendab valimatult nende arvu, kes tahavad saada tüki koogist. Ilma kohustusliku panuseta petetakse lõpuks neid, kes on aastaid makse maksnud, pakkudes neile süsteemi, mis liigub kokkuvarisemise poole. Selle tegevuse tulemusel jäi Euroopa ilma majanduskasvu ja õigusriigita ning tänaseks on selge, et juhid on kaotanud poliitilise usaldusväärsuse. Tahan öelda midagi ilmset, mida poliitika sageli hägustab. Ideed pole abstraktsed, nendel on reaalsed ja sügavad tagajärjed inimeste elus. Kui ühiskond valib vabaduse tee, lähevad asjad kõigi jaoks paremaks. Me näeme seda Argentiinas. Kui ühiskond valib sotsialismi, lähevad asjad halvemaks. Me nägime seda Nõukogude Liidus, näeme Kuubal, näeme Venezuelas, nägime seda ise 100 aasta jooksul kestnud järk-järgulise allakäigu ajal Argentiinas. See pole õnne, loodusvarade, ajaloo ega geograafia, vaid otsuste küsimus. Rahvad, kes võtavad omaks vabaduse, eraomandi ja lääne tsivilisatsiooni moraali, arenevad. Loobujad langevad alati ilma eranditeta. Seetõttu pole iga valimise puhul kaalul mitte ainult see, kes valitseb, vaid ka see, millises suunas rahvas liigub. Ja see suund on oluline. Seetõttu mõistavad peaminister Orban ja ungarlased seda hästi. Nad on ise kogenud kommunismi õnnetusi ja seisavad täna silmitsi samasuguse vaimuga. Nad on usaldanud oma usalduse, sihikindluse ja julguse peaminister Orbanile, et ta selle ellu viiks. Tõesti, tema tööd tuleb imetleda. Nii on Ungarist saanud riik, mis otsustab teha seda, mis on õige, mitte seda, mis on lihtsalt teiste silmis hea. See järjekindlus on aidanud neil jääda oma rändepoliitikale kindlaks, hoolimata kogu piirkonna survest piire avada. Euroopa tegi seda, mis tõi poliitikud ajalehtede esikaantele ja heasse valgusesse. Täna seisab silmitsi ebaproportsionaalse kriisiga selles ja paljudes teistes valdkondades. Selles mõttes tunnen, et mul on midagi olulist ühist oma sõbra Viktoriga. Alustasime nende lahingutega juba enne, kui need populaarseks said. Kui ma ütlesin Argentiinas, et sotsialism hävitab meid, olin ma tõrjutud. Mind ei kutsutud saadetesse ega parteide poolt. Ajakirjanikud pidasid mind hulluks. Ometi jätkasin rääkimist, sest see oli õige. Viktor oli esimene, kes kogu eneseõigust täis Euroopa ees ütles välja selle, mida keegi kuulda ei tahtnud. Lääs on ohus
Euroopa sooritab enesetapu ning massiline ja kontrollimatu immigratsioon pole heldus, vaid vastutustundetus omaenda rahvaste suhtes. ta ütles seda ajal, kui see oli veel riskantne. Seda nimetatakse julguseks. täna, aastaid hiljem, on faktid õigustanud neid, kes ütlesid tõtt õigel ajal. Ja just see eristab riigimeest poliitikust. Riigimees ütleb tõtt enne, kui on mugav seda öelda. Seetõttu on minu tänane sõnum teile järgmine. Kui kurjus ja kurjad inimesed muutuvad normiks, on meie kohus kaitsta eetikat, moraali, õiglust ja tõde julgemalt kui kunagi varem. Ükskõik kui palju nad ka ei prooviks, ükskõik kui palju nad ei investeeriks meediasse, ükskõik kui palju nad ei kehtestaks seadusi, ei tohi me lasta end veenda, et vale on õige. Vale on vale, isegi kui miljonid inimesed seda kaitsevad. Selles mõttes tahaksin lisada väga kuulsa lause, mis pärineb Vergiliuse eeposest Teneis ja mida majandusteadlane Ludwig von Mises sageli kordas. Kõigepealt ütlen selle ladina keeles, ilmselt hääldan valesti, aga proovin. Ja siis ütleb ta julgelt, Tu nisse de males sed contra aldentior, mis tähendab ära kunagi alistu kurjusele. vaid võitle selle vastu veelgi suurema jõuga. Ja Viktor saab sellega kindlasti hakkama. Aitäh! Täna seisame silmitsi maailmakorra ümberkujundamisega ning see, kuidas me sellesse sündivasse uude maailma sobitume, määrab meie rahvaste saatuse. moraalse kompassita üleilmse koostöö ajastu on läbi. Liiga paljud institutsioonid, mis loodi konfliktide vahendamiseks ja rahu tagamiseks, on langenud bürokraatide kätte, kes on muutnud need vahenditeks, et rahvastele ideoloogilist päevakorda peale suruda. Erapooletu kohtuniku asemel on nüüd osaline oma päevakorraga, mille tulemused on selged. Muutused vajavad täpset diagnoosi, tugevat moraalitunnet ja tegutsemisjulgust. Selles maailmas jookseb üha selgem piir vabade ja allutatud rahvaste vahel. Ungari ja Argentiina mõistavad seda hästi ja võtavad muutused omaks. Toetame algatusi nagu USA presidendi J. Trumpi poolt algatatud Border PIF. Kui riigid, kes jagavad põhimõttelisi väärtusi ja ühiseid põhimõtteid, tegutsevad kindlalt ja strateegiliselt koordineeritult, saavutatakse reaalseid ja olulisi edusamme. Vältides inertsust ja poliitilist ebamäärasust, mis sageli takistab rahvusvaheliste organisatsioonide ja foorumite tööd. Argentiina liitus algusest peale, sest me usume diplomaatiasse, mis võtab riske selleks, et saavutada rahu meie riigis. See tee toob juba tulemusi. Makromajanduslik kord, eraomandi austus, elu kaitsmine ja selged reeglid on taastanud prognoositavuse, investeeringud ja kasvu. See protsess ei jää märkamatuks piirkonnas ega maailmas. Üha rohkem riike vaatleb seda kogemust eeskujuna ja hakkab astuma sarnast teed. Näiteks on Argentiina nüüd võimeline tagama Euroopa energiajulgeoleku. Praegu käib energiainvesteeringute buum. Kujutage ette, et 2030 aastaks ekspordime igal aasta üle 30 miljardi dollari. Euroopa on aastaid kiiresti otsinud energiasõltumatust. Pakume paremat, usaldusväärsed partnerid suurte varude ja lepingutest kinnipidava valitsusega. Nii saab Argentiina taas juhtrolli, mitte jõuga, vaid eeskuju ja sellega, mida tal on maailmale pakkuda. Edendades laiemat liikumist, mis püüab taastada Ameerika suurust vabaduse alusel, sellel liikumisel on meie mandril juba nimi. See on otsus teha Ameerika taas suureks.
veendumus on, et vaid vabaduse, korra ja meie tsivilisatsiooni alusväärtuste austamisele tuginedes saab ehitada jõuka tuleviku. See veendumus levib Euroopas üha enam. Euroopa ei pea end uuesti leiutama, vaid peab iseennast taas leidma, naasma oma juurte juurde ja taastama usu oma ajalukku. ja unustada pidev süütunne. Ungari mängib siin keskset rolli ja Viktor Orban on üks selgemaid ja julgeimaid hääli Euroopa õigele teele aitamisel. Nüüd on Ungari jõudmas uue pöördepunktini, kus kaalul on 2 vastandlikku moraalimudelit, mis hakkavad riiki järgmistel aastatel juhtima. Kommunism, mis varem ilmus Nõukogude lipu all, esineb täna teisel kujul. See varjab end üllaste ja humanitaarsete eesmärkide taha, mis näivad iseseisvad, kuid on seotud ühise päevakorraga, sõjaga traditsioonide vastu ja vihkab kõike, mida peame heaks, ilusaks ja pühaks. Mõne nädala pärast saab Ungari rahvas taas arvamust avaldada. Peame nüüd eriti selgelt mõistma, mis kaalul on. See, mida Ungari otsustab, kajab kogu Euroopas. Kui üks rahvas seisab poliitkorrektsuse survele vastu, näitab see teistele riikidele, et ka nemad suudavad vastu panna ja võita. Kui rahvas otsustab kaitsta vabadust, Perekondi, piire ja traditsioone. See tuletab teistele riikidele, keda allakäigu insenerid on tuimestanud, meelde, et veel on aega reageerida. Ja kui juht nagu Viktor Orban peab seda võitlust ilma luba küsimata, ta on meile kõigile eeskujuks, kes ei lepi lääne juhitud hääbumisega. Kallis sõber Viktor, sa võid loota meie austusele, imetlusele ja toetusele. Ungaril on sinus erakordse julgusega juht, kes on taas Euroopa tuleviku jaoks asendamatu. Ja kõik meie, kes peame seda võitlust vabaduse nimel. Me teame, et kui riigimees seisab kindlalt oma rahva kaitsel, ei kaitse ta mitte ainult oma riiki, vaid annab ka maailmale lootust tagasi. Seetõttu suur tänu kõigile, Jumal õnnistagu Ungarit, Jumal õnnistagu Argentiinat, taeva jõud olgu meiega ja elagu vabadus, kurat küll. Suur tänu kõigile!